Nii. No nii, tere hommikust. Kolmas kord. Vaata, meil on kohtu 3 ja 3 on kohtuseadus ja olemegi nüüd võib-olla ilmselt ka eetris. Korraks me vaatame Anneli arvutist, õigemini telefonist ja olemegi. Aga tere taas. Leidsime siis, et me oleme Anneliga nii säravad ja nii sisutihedad, et ükski netiühendus ei suuda meie contenti siis teile edastada. Endiselt on Anneli meil kes? Lümfiterapeut, kehahoolduste spetsialist, koolitaja, praktiseerija, lümfiliigutaja, lümfikindral, mida iganes veel sinna juurde. Mina endiselt Riina Odnenko, bio- ja toidukeemik, toitumise endokrinoloog, aroomiterapeut ja aroomipsühholoog eesotsas või eessõnaga kliiniline. Ning me siis täna räägime taas lümfijuttu. Jah, et kuna siin Riinal oli välja pakutud siin erinevad teemad ja mis siis öö jooksul selgus, millest tuleb jutt? Neoloogiast. Ikkagi me räägime neoloogiast ja mis mulle nagu kõige rohkem meeldis. Pakutud oli ka teema, et pühadeks pisemasse pidukleiti. Naised ei tahagi saledaks enam saada. Või on saledad juba? Ja äkki meie kuulajannad on juba saledad ja see ei ole aktuaalne teema, aga aktuaalseks teemaks oli see, et absoluutselt ehk emotsioonid, hormoonid ja üks teema veel, millest me täna räägime, nii et alustame nüüd. Ja mina, kui tohib, ma teen ühe väikese sissejuhatuse. Meil oli eile niivõrd tore istumine ja selle istumise käigus meil tuli lausa huvitav kontseptsioon, sest meile tegime Külluse laborit ja Külluse labori käigus jõudsime jumalanna ehk siis selle Godessi arhetüübini ja kui ma teda kirjeldasin, siis mul oli ainult üks seos. Tema ongi lümf. Tema ongi lümfi, ütleme siis sinu füüsiline, vaimne ja emotsionaalne kehastus, et kui sul selles jumalanna olekus või satud või oled või oskad sinna minna, siis on sul lümfiga kõik hästi, sest et lümf armastab jumalanna. Tema on väikeste agadega, see nüüd päris ei ole see, kes hõljub kuskil taevas. Ei, ta on koos perenaisega moodustavad head andemi. Aga eks me teinekord jälle Külluse laborit teeme ja sellest asjast räägime. Nii et lümf on tõesti meie keha üks vingeid vedelikke. Ja kui minu käest on vahest teinekord ikka, et täidad mingit ankeeti ja seal on teie usk või teie religioon ja nii edasi. Mina olen lümfiusku, kogu täiega. No aga ikka ta on ka meil ju kehas ikkagi ju väga tähtsal kohal ju. Et kui tema meil ei toimi, siis meil ei ole immuunsust ega kaitsevõimet ega... No põhimõtteliselt mitte midagi, sest kui nüüd keegi ju tahab veel sellest tasuta kursusest osa võtta, see, mis talveks tugevaks ja nii edasi. Seepärast ma jätangi ühe teema välja, kuna selle ma just lugesin sisse mingi YouTube'i kanalile Arooma Academy ja see 4. osa ongi kogu selle immuunsuse ja lümfi ja kogu selle teema ümber, nii et selle me tänasest eetrist viskame välja, kuna see on juba meil sisse loetud. Et seda me ei puuduta. Ja mis ma seal loengus nagu rõhutasin ja mitte ainult seal loengus, vaid ma käingi selle usuga. Mis on minu usu postulaadid? Minu usu postulaadid on siis need, et lümf on vanim vedelik. Lümf on verest evolutsiooniliselt vanem vedelik ja seetõttu on talle väga tähtsad funktsioonid nagu alles jäetud. Ja teine asi, lümf on vanim ja arenes aeglases maailmas, ehk ta on aeglane vedelik, sest ta oli nendes tingimustes adekvaatne. Ma ei kujuta ette, kui täna selle elutempo juures oleks meie lümfiringlus kiirem, kui ta praegu on. Ma ei tea, kas keegi on seda mõõtnud, ma olen seal igasuguseid numbreid ja arve kuuld. Aga ma arvan, et me ei elaks kaua. Jah, ma isegi kujuta ette, kui ta peaks olema väga kiire, siis ega ta jah. Ma arvan, et ta ei jõua meie kehaga niimoodi. Ta ei jõua meie kehaga talitada, sellepärast, et siis peaks olema teised ka järjest kiirema.
veel kiiremad, kui nad praegu Jah. on, aga selle turbokiiruse juures ma arvan, et kogu see ressurss oleks lihtsalt selle kestvuse arvel. Aga miks see lümf on aeglane? Aeglane on ta sellepärast, et tal on hästi olulised momendid. Ehk siis ta kaaperdab erinevad sissetungijad. Ta, kui sa veel siiamaani ei teadnud, siis ta osaleb rasvade ainevahetuses. Palun kuula see loeng ära, millest ma just ennem rääkisin. Ta on väga olulise rolliga meie keha puhastuses ehk detox-süsteemis. Mis ta veel teeb? Ta, issand jumal, ta ju oli korra jutt, et sellest immuunsuse Ta on ka infokanal. jah, infokanal on ju, immuunsust aitab reguleerida, pluss vereloomes võtab osa, et ta osaleb nagu kõigis meie organismi toimimist. Ja tal on veel üks hästi oluline funktsioon, ehk siis see sama koht, millest ma meie selle pealkirja panin. Ta on meie emotsioonide, kuidas ma ütlen, emotsiooni imav vedelik või emotsioone salvestab vedelik. Vot minu jaoks lümf on väga mõtlev ehk arukas, intelligentne ja just nimelt ma ei saa öelda tema kohta AI ehk siis kunstnik intellekt, ta on ju päris, on ju. Aga ta on tõesti mõtlev, otsustav, toetav, parandav, kaitsev ja mida iganes veel vedelik. Nii et minu maailmas lümf on alati suurest tähest ja teie vormis pöördumise. Mul on väga hea meel, et üldiselt tegelikult üha rohkem nagu räägitakse, et inimesed saavad ka aru juba sellest lümfi, sellest toime vajalikkusest, et miks me peame sellest, sest tänapäeva sellest, nagu Liina ütleb, sellest kiire see on ju kogu aeg on ju, et me peame lihtsalt sellest. No see sõna peame ongi alati kiirele maailmale omane, aga aeglases maailmas on tahan. Tahan, jah. Hästi lihtne aru saada, et kui sul domineerib sõna pean muide, siis tõmba kiirust maha, see ei ole okei. See mul tuli eile ka välja, et ma pean enda kiirust natuke maha võtma. Ma pean enda kiirust maha võtma. Normaalne. Normaalne. No ma ei saa midagi siin, ütleme, selles suurlinnas midagi muud rääkida kui sellist sõna. Aga okei, lähme siis oma neoloogia teema juurde rohkem, on ju. Me mõlemad töötame inimeste nägudega aastaid. Me oleme igaüks selle kontseptsiooni enda käe ja mitte ainult enda käe, vaid ka erinevate selliste koolkondadega, võib-olla siis kursivind, kui on midagi põnevat olnud ja nii edasi. Mina tulen fastsiate maailmast. Sina tuled klassikalisest maailmast. See põhi on ikkagi seal. Absoluutselt. Ja asjad, kus me kohtume, ehk mis meil on nagu ühist, ongi see, et kui sul on näos kinni emotsionaalne pinge, siis mida iganes asju sa ei tee, mida iganes Jaapani peenudu tehnoloogiat, Korea nano, mis iganes kosmeetikat ja mida kõike sa veel peale ei pane, kui sa sisendit ära ei lahenda, siis see asi on natuke ajutine, natukene tuleb tagasi ja kuldsed niidid, botoxid ja mis seal kõik veel fillereid ja värke-särke pannakse. Tehke, mis tahate oma nägudega. Me lihtsalt kuulutame oma kiriku tõde teile ja eks siis vaata, kas kõnetab, siis tuled meie leeri vähemalt kuulama või osalema lausa. Noh, üks asi juba see, et me ei kasuta üldse nagu sellist kosmeetikat. No põhimõtteliselt küll, sest meie suvine näo challenge'i üks tagasiside oligi see, meil ei ole käinud süstimas ega midagi tegevas. Ja mina sain suvel 55. Mina saan 60. Ja mul ei ole. Me oleme endaga rahul. Mina olen küll ilgelt endaga rahul. No nii, aga lähme siis nüüd asja juurde. Meil on siis oluline 3 teemat või ütleme 3 fookust, millele ma tahaksin nagu selles eetris teie tähelepanu pöörata. Ongi see, et emotsionaalne sisend, seepärast, et minu maailmas kõik algabki psühhosomaatikast. Ei lahenda sisendit ära. Me võime seal natukene putitada, me võime seisnud lümfisid ära juhtida, me võime pehmete klassikaliste liigutustega, me võime ka, sul on mingit, ma ei tea, ma ei hakka seda roppu sõna eetris ütlema. Ärgu kasutame.
et kui me seda sisendit ära ei lahenda, ei ole võimalik, aga ka siin on üks aga. Me ei saa alati minna kirka ja labidaga kaevama seda probleemi, mille juures ongi see olukord, et me teeme halva mängu juures head nägu ja siis meil jääb pool nägu kinni. Et me ei saa alati sinna minna, seepärast, et meil on vaja kokkuleppega just nimelt selle psüühilise tervisega, eks ju, noh, nagu sõlmida. Ja kui luba ei ole, siis me ei saa sinna minna. Ja siin ma kordan veel kord, palun ärge käige kolamas oma lapsepõlves ilma adekvaatse ja siis nii-öelda ilma spetsialistita. Sest et te võite sattuda sellise miini otsa, kus tagasitulek on võimatu. Et jah, siin jäetakse sinna kuskile... Kas jäetakse või avaneb midagi sellist, mis ei ole alla nähtav. Kui sa ei ole selleks valmis, siis ei maksa minna seda tegema. Vot, ja see on nagu üks asi, millest me natukene rohkem räägime. Ja teine asi ongi see, et nägu on meie kehakaart. Jah, täpselt see nagu inglise keeles hea sõna on roadmap. Ja me võime täiesti ära lugeda nii maks on nagu okei, nii mis meil siit tuleb. No mina natukene vaataks ka seda halva mängu juures hea mängu või selle hea näo säilitamist on ju eriti siit poole pealt. Ja siit ma ütleks, et ma natukene vaataks ikkagi seda lümfiliikumist lümfiliigutaja juures, ehk siis jääb natukene neid hormonaalseid jääkaineid sinna ripakile või ta oleks seotud progesterooni langusega. Jah, kõik võib olla. Kõik võib olla. Nii, ja sina paned mulle diagnoosi. Nii, pööran sinu poole. Kuna ma tean, et sa olid haige, on ju? Olin haige ja siit oli väga pahasti. Ja, et siit on kohe näha, et see pool on nagu... Turses. Jah, ta on turses ja natukene nagu ripakil. Eks ma olingi ripakil, see natukene viirus tõmmas mind pikali ka. Et täpselt selline... Mul on pillid kahest ära. Et see pool on ju, terve see näo pool on ju. Te saadaks mind ka maksa vaatama, on ju? Nii, mis ma veel võiks teha? See osa siit. No see on, ütleme, kui sa lümfi teed, on ju, siis see kaela osa niikuinii on ju. Et 56 nagu toimib küll, on ju? Toimib. Toimib kanavarbad. No need on praktiliselt ei ole. Väga hea, sest meil oli mis asi õige, näo challenge oli suvel. Jah, nii. Ja sellepärast me olemegi tegelikult uut tegemas. Sa juba sõitsid teemaga sisse, seega kuulutame välja. Meil on aega vähe. Meil on aega vähe. Ehk siis meie tegelikult eetri üks tagamõte, me oleme natuke salakavalad või me oleme strateegilised või mis iganes. Strateegid, me oleme strateegid. Millise salakavaluse ja üks päev ütleb mulle Anneli, kuule, kas sa uuesti näo challenge'id tegema, sellepärast, et kuidagi vahepeal oli jah, see nii paigas, kõik rutiinselt seal tegid ja näed, kanalavarbaid ei ole ja puha on ju. Et teeks uue, ma ütlesin, kuule, aga no probleemo, meil siin niuke vinge näokomplekt ka, eks ju, selles mis meil on see nüüd jõulupakkumistes ja mul siin uusi asju tulnud, igasugused maskivärgid ja siis oi pagan see talvine seerum, no see on väga täiega on ju, see on nüüd meie uus lemmik, eks ju. Mask on ka väga hea. Just, ehk siis aeg on teha talvine challenge, sellepärast, et näohoolitsus talvel ja näohoolitsus suvel, need on kaks natuke erinevat hoolitsust, aga väga suure põhimõttelise erinevad. Ta on tehniliselt vähe erinevad, aga põhimõtteliselt küllaltki palju. Noh, toodete see on juba. Ja toodete kontseptsioon on nagu teine. Ehk siis, kui sina tahad osaleda näo challenge'is, siis sina variant A kirjutad siia alla, et ma soovin ja näed siia alla kirjuta ja ma soovin väga võtta osa näo challenge'ist või saadad mulle kirja, meil tuleb siis jälle kinnine grupp, seal tulevad jälle loengud ja igasugused muud asjad, auhinnad tulevad ka, nii et welcome to the challenge ja mine see tea. Saab jälle ilusat ja positiivset tagasisidet lugeda, mis oli meil suvise osas. Aga see pole ka kõik, et kuna me juba hakkasime sellest teemast rääkima, siis arvatavasti veebruari teine pool. Arvatavasti, jah. Veebruari teine pool. Tahad saada parimaks näoloogiks, kui nii võib nimetada, siis näed, need kaks inimest tegid valmis kursuse.
mis koosneb 8 moodulist, kui tahad, +2 on nii-öelda fakultatiivsed ehk siis täiendavad õppeained ja et üks nendest on muide hormoonid, emotsioonid ja müügi moodul ning 8 moodulit on põhiosas, seal siis 6 on praktilist, ei ole 6 moodulit on veebiõpe just ja 2 praktikapäeva. Aga sellest siis ka täpsemalt. Kuule, aga lähme siis teemadega edasi. Et me praegu siis näitasime ära, kui palju on võimalik just nimelt selle näo lugemise pealt teha ka inimese siseorganite diagnostika, kui meil praegu laual siin all. Mul õnneks ei ole. Õnneks ei ole. Ja siis mina saadaks tegelikult inimese lausaga vereproove tegema, sest seal on jälle kortisol, seal on jälle seesama progesteron ja me saame tegelikult väga palju sisendeid ehk suunamisi juba inimesele öelda, et nii kuule, et vaatame nüüd natukene seda neerupealiste seisundit ka ja vaatame neid neere, on ju. Või siis oi, kuule, et aga siin on nagu need asjad katki. Ja mina tean oma seda maksalugu siin, ma isegi täpsustaks, minu puhul on täpsemalt mitte ainult maks, vaid pankreas ehk kõhunääre, et seal on ka väikesed lapsepõlve probleemid. Okei, nii, aga lähme siis sellest kohast edasi. Nii, et me saame näo pealt kätte informatsiooni. Me saame emotsionaalse, nagu paneb selle kituka kohe maha, et see halb mäng käib. Ei, seda ei varja ära. Ja siis ta läbi erinevate tuursete valukohtade, eriti kui sa nüüd tahad teha inimese diagnostikat, on ju, naised, kes on meil nüüd 55+, teevad siit endale ühe liigutuse. Kui on mingi kohas valu, siis tere tulemast meie laagrisse, meil on 2 vaba kohta nüüd. 1 vaba koht. Vaatame täpselt, kirjuta ruttu, siis saad laagrisse kindlasti. See on järgmine. Ja kui sa tunned, et siin on nagu paksenenud nahk, katsud kõik kohad läbi, on ju, kui sa tunned, et mingi takistus või mingi muu asi on, siis tere tulemast näo challenge'isse, me räägime sellest ainult. Okei, koolita sellega. Nii, mis veel? Mis veel? Oota, ma nüüd mõtlen. Hormoonid me rääkisime ära, et tegelikult mis me saame raudpoldina, ma veel siis loetlen üle, mis me saame raudpoldina kätte on kilpnääre, ma mõtlen hormonaalsest tasandist kilpnääre, östrogeen, progesterooni lood, eks ju, jah, kortisol ka loomulikult, et ütleme sellised põhikurjategijad me saame kätte. Sest osad asjad on ka sellised, et kui me teeme midagi ja meil ei tule seda tulemust, siis järelikult on kuskil sügavamas midagi meil. Kuhu psüühika veel ei lase. Ehk siis siin ongi see koht. Või on siis ka veel, ütleme, mingisugune takistus veel. See reeglina on ikkagi, et psüühika veel sinna ei lase ja ei luba veel sellega tööd teha. Meil on aga paljud meil ei ole veel selle, ütleme, sellise vaimse ja selle poolega nagu ei seosta. Ei, see on normaalne. Meditsiiniline ja tavaline. Absoluutselt, millega seostatakse, et lähme teeme siia näole neid LPG-sid ja aparaadi hooldust ja infralampe topime peale, mida iganes on ju. Aga veel kord, võta selle kõige arvelt natukene aega, tule, räägi, tule, kuula. Ja just nimelt kuula ja eile ja mitte ainult eile, vaid väga paljudes laagrites ongi see, et naised istuvad, kuulavad teisi naisi ja siis ütlevad, oota, mul praegalt kõnetas see koht ja me käimegi väikeste sammude pidi, me ei saagi korraga tõmmata kogu keha lahti ja öelda, näe, siin see trauma peidus ongi. Sa pead nagu ära tundma oma selle tunde, on ju. Kas see haakub sinuga või see ei haaku? Kas ta on täna sinu teema või ei ole täna sinu teema täpselt sinu ressurssi? Alati ei pea olema, on ju. Ja, et kui ma siit paneks siis selle kokku, on ju selle, paneks selle ploki kokku, siis ka see on üks osa, millega me tegeleme, on ju, nii koolituse kui ka siis Näo Challenge'i raames, et anda rohkem neid sisendeid, mis suunavad sind, võib-olla annavad väikese viida, et kuule, vaata sinna poole. Eile oli väga tore, ma ütlesin teile ka, et ma ei luba teie asju ära lahendada. Ei, aga ma annan teile suuna, ma annan teile täpsemad koordinaadid, kus seda kurja juurde otsida
ja eks sa siis vaatad, kas käid nagu kass ümber sooja pudru või mis iganes piima katsud käpaga või katsud käpaga, võib-olla täna isegi pistad nina korraks sisse, aga võib-olla homme laheneb iseenesest ära. Seos lümfiga. Kust see kõik tuleb? Miks need asjad on meil koos? Seletan natukene ära. Inimeste jaoks on reeglina suur üllatus, kui mina tulen sellise asjaga lagedale, et kas te teate, et lümf on see vedelik, mis osaleb rasvade ainevahetuses. Okei, ütlevad inimesed, on mis seos hormoonidega. Aga kõik need hormoonid ja mis ma üles loetlesin, progesteron, östrogen, kortisol ja nii edasi, nad on kõik tegelikult nii-öelda rasvased hormoonid. Ja kui nad teevad meie kehas oma töö ära, siis nemad peaksid jõudma kuhu õige makse. Ja kui nad sinna makse jõuavad, maks töötleb nad ära, osad lähevad ühte teed pidi, teine teist pidi välja ja asi on nagu lahendatud. Aga lümf on see, mis nende hormoonide jäägid kehast kokku korjab ja sinna makse nagu ära viib. Kui ta seda ei tee, ehk meil on lümfiringe häiritud, ta on manti täis, meil on blokid, just, siis maks ütleb selle peale väga hea, ära rohkem toogi. Ta jätab selle kudedesse ja tulemuseks on, ai valus, ai ära siit tõmba, mul on siit valus. On turse ja põletik, sest keha oskab meil ainult ühte asja teha. Lahjendame mürgid ära või proovime neile tule otsa panna, ma mõtlen lokaalse põletikuga. Ja siis tulevad teised inimesed ja ütlevad, et väga hästi võtab omega-3 maha meil tursed ja põletikud. Korraks. Kui lümf ei tööta, siis... Kui seda probleemi ära ei lahenda, siis hakkab see korduma. Siis palun ära omega-3 ja muude asjadega oma lümfi ja maksa niigi üle korda. Miks ei tööta maks? Jälle, miks ei tööta maks? Ole hea, mine kuhu õige YouTube'i kanalile Aroomi Academy, siis selle 5-osalise minikoolituse sarjas on mul ka seedimise blokk, kuula see ära, seal ma räägin maksast, sapist ja põrnast, põrn võrdub õrn, just, ja pane tähele, et koos lümfiga on nad need, kes armastavad õrnust. Põrn on üks lümfoidelund. Absoluutselt, ta on lümfoidelund ka, nii et kuula see loeng ära ja sealt saad nagu targemaks. Miks need asjad juhtuvad? Sisend on absoluutselt, sest kui me oleme pinges, inimene istub päev otsa arvuti taga, ma ei tea, tulevad jälle raamatupidajad, jube sorry, kui keegi on raamatupidaja, päriselt ka üldse ei ole mitte midagi halba teie pihta, ei, vaid ma tahtsin tuua näite, et inimene on teiste alade töötajad on ka varasti ja mis veel, scrollijad, need, kes niimoodi kogu aeg on. TikTokerid, teiega, kuulge, mul on uus sõimusõna, TikTokerid, YouTuberid. Ei, YouTuberid räägivad ikka, see selleks. Et oleme sellises kontseptsioonis, ehk siis võtame sellise joonduvalvel asendi, on ju, mis meil juhtub? Räägi nüüd sina, näita minu peale inimestele, mis juhtub? Kõik ongi, meil on siit kõik kinni. Mis meil see põhiosa on kinni? See, kust lümf peaks tulema. Alla tulema. Nii, mina istun krõnksus arvuti taga või vahin veel niimoodi ekraani. Mis mul veel kinni on? Rinnak. Ja seal all on täpselt. Ja kes on diafragma? Lümfipump. Ja kus me nüüd oleme? Surnud seisus. Surnud seisus. Mida teha selles seisus? Minna LPG-sse? Ei. Minna endosfääri? Ei. Minna pressoteraapiasse? Minna räigesse Skandinaavia massaaži? Ei, hakka hingamisest pihta. Täpselt. Ja mida me laagris õpetame? Õige, tuleb Igor Adnenko ja näitab teile erinevaid hingamistaktikaid, millega me ise saame ennast aidata. Täpselt nii, selle diafragma saame ise ennast aidata. Sest ega meil ju ütleme nüüd, kui on need külmad ilmad ja need vihmased, need hakkas. No muidugi. Kõik käivad. Minge vaadake, kuidas inimesed käivad. Ja sall on niimoodi ja kõik on peidus seepärast, et me elame sellised, issand jumal, me oleme skolioosi faktorit toetavas kliimas. Võudne. Nii et jällegi meil on sulle terve suur anum igasuguseid erinevaid lahendusi, mida me saame teha ja lihtsate lahendustega teha. Jah, me anname väikseid nippe, mida me ise kasutame, ise oleme sellest teadlikud
mis aitavad meid, me jagame oma kogemust, Mhm. võib-olla aitab see ka teid, on ju. Ma vaatan, kas meil oli veel midagi rääkida. Teada oli sellest emotsioonidest, oli see, et vaata, et mismoodi saada lahti. Õige. Ja, vot, nüüd mul tuli meelde, see oli meil ka ühes laagris, et aga mis ma siis teen, lähen karjun inimeste peale või? Metsa lähen karjun. No see võib ka korraks aidata, aga see ei lahenda seda, et sa ei saa minna, võid minna iga päev metsa õhtul ja mitte päev, vaid oma elu sinna maha laagida. No aga see on see, et ma karjun üksinda, on ju. No see on üks asi ja teine asi, sa tuled tagasi ja sa oled ikkagi samas situatsioonis. Et minu mõte ongi see, et pigem võtame aega, lahendame sisendi ära. Vaata, sa saad korda lümfi, sa saad korda hormonaalse tervise, sa saad oma emotsionaalse ja vaimse tervise korda, et nii palju on neid benefite ehk kasutegureid, kui võtad aega ja lahendad oma emotsionaalse sisendi ära. Mul lõppemas praegu on juba see tagasiside faasis väljumine toksilistes suhetes, jube kihvt veebikursus, üks minu lemmikumaid. Lühike, aga sindrinnak sügav, ta ei saagi pikk olla, sest et ta on valus. Mõnele valus, pärast on jumalast hea. Ja seal, kus tekivad inimestel need aha-efektid, et nii lihtne see oligi. Ja nii lihtne see oligi. Me ei suuda vahepeal tulla oma seisundist nagu välja, kõrvalt näha ennast. Absoluutselt. Ma rääkisin täna sulle hommikul loo, et meil on üks segav faktor, on ju, üks naaber, kes armastab igasuguseid väristavaid ja särisevaid mehhanisme. Suvel on tal trimmer ja see muruniiduk, on ju, siis tuleb lehepuhur, siis tal tuleb see lumekoristaja, et tal on nagu kogu aeg midagi vaja, on ju. Ja meie siis oleme omakorda endale välja mõelnud tema vabanduseks loo, nagu, et lahendada ära, et meil tekiks nagu kaastunne tema suhtes, seal on mõned sisendid ka. Ja nüüd see enam ei häiri, sest mis me teeme taga, anname mulli, on ju, ei aita, me lähme kinni majja, sest et me oleme siis ju kurjategijad, me tulime ründama inimest. Hakata kolima, praegu ei ole see teema, ütleme nii, ei ole minu prioriteetides. Mulle meeldib, miks ma peaksin ära kolima. See on üks asi ja teine asi, mul on praegu vaja selles kohas füüsiliselt elada ja olla ja nii edasi. Mis on siis lahendus? Muudame suhtumist. Muudame suhtumist ja see lugu, mis me rääkisime selle naabri onukese kohta, on ju. Nüüd ma vaatan iga kord kaastundega, tal oli vist jälle midagi teemaks, et näed, käib ja säristab. Vaata, eile oli ka, oli see, et need lambaprillid ja need on ju. See tuli ju, kas mina mõtlesin niimoodi umbes? Jah. Nii et ongi. Et kui sa ise oma suhtumist muudad, siis muutub ka maailm sinu ümber. Nii on. Väikestest muudatustest hakkavad tekkima suured just nimelt võlu transformatsioonid ja avastad ennast hoopis teiste ja uute inimeste ümber, mitte see, et inimesed oleks vahepeal ära läinud või muutunud ja sina oled muutunud. Aga ma võtaks selle ploki kokku nii, et mina, kes ma olen tugeva psühhosomaatiku praktise tausta koolitusega, minu teine kõrgem haridus on kommunikatsioonipsühholoogia, mis tähendab seda, et ma õpetangi inimesi suhtlema. Ma õpetan neid iseendaga suhtlema ja ma õpetan neid ka teiste inimestega kommunitseerima nii, et me lahendame konfliktid ära. Sest kõige lihtsam on anda molli. Aga ma räägin kõige lihtsam. Aga ta ei pruugi olla hea strateegia, sest variant A võid molli vastu saada ja üsna tugevamalt, on ju. Ja teine asi võid kinni majja sattuda, sest nagu ma ütlesin, see on nagu füüsiline vägivald, see on meil karistatud. Aga kallim kunst, ma ütleks parema lause. Kas te teate, milline on kõige parem sõda? Strateegia tuleb teha. Ja, aga kõige parem sõda on see, mida ei olnud. Diplomaatia on kokkulepe. See sõdi, kuidas, seal on mingi väljend oli, sõdimata sõda. Ära jäänud sõda. Ehk seda sõda, mille lahingut ei olnud just. Ja kui me suudame neid kokkuleppeid sõlmida, eelkõige iseendaga väga palju, meil on ju lahe see seeneprotokolli grupp praegu ka seal juba inimesed hakkavad seda seenepuhastust lõpetama
ja seal on meil nii ägedad jutud, sealt tuli ka see lahtilaskmise teema, seal tuli ka see seos, et miks jääb kõht kinni ja mis emotsioone me tegelikult sööme. Eile ka tuli jutuks, et mida sümboliseerib sulle saiake, kui sa seda sööd ja pärast tuli välja, et inimene üldse unustas ära, milleks tal seda saia oli. Okei, ma praegu utreerin väga neid lugusid. Et ja ma tulen tagasi. Minu jaoks vaimne ja emotsionaalne tervis on kogu sinu tervise alus. Sellepärast, et nüüd tulebki see puent. Lümf on vedelik, mis absorbeerib, mis proovib kuidagi ütleme siis tasakaalustada seda emotsiooni. Ta proovib negatiivse resonantsi, negatiivse sageduse, eks ju, endasse imada. Teate, miks või? Selleks, et see resonants läheks organitesse ja ei kahjustaks neid. Mõelge, milline imeline funktsioon on sellel lümfil. Ta ongi, et ta ei lase ju mitte ühtegi halba asja meil tegelikult organismi. Ei viiruseid, ei halbu tundeid ja nii edasi. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas me saame lümfi aidata sellest kõigest vabaneda? Tulge meie laagrisse ja koolitusele, me räägime sellest. Ja et tegelikult ta tahab minna sooja, pikali, rahu, jaolu, mõnus une, seesamune sügav faas. Liikumine, kõik asjad, kõik enesenaudingud ja kõik peavad olema ilma stressita. Ja nüüd tuleb see viimane tilk. Te saite nüüd aru, kui palju meie emotsioonid ja kogu see maailm mõjutab meil. Eile oli ka tüdrukud istusid, mis nüüd tuleb, kuidas me saame nüüd neid tundeid ja seisundeid muuta. Ma ütlesin, kas te teate, mis on see shortcut, see kõige otsem tee, kõige lühem, see kõige kiirem nupuvajutus. Aromid. Aromid on meie keha põhimõtteliselt sõnad. Issa, kui hea see Desiree täna. Jaa. Eile olid hoopis teise näoga. Oli? Aga täna mul seda eerut ka. Ta kohe annan selle. Kõige lühem tee oma emotsioonide muutmiseks, kas või natukese sammu haaval, on aroomid. Ja kui me anname õige dünaamika, õige vektori, siis võib-olla ei olegi vaja käia konstellatsioonis, regressioonis, ma ei tea, kuskil kellegi hoo peal nutmas või halva mängu juures häid nägusid teha. Näiteks mina tooks nüüd veel selle oma lemmiku. Joo. Auts, muidugi. See on meil... See on see, mis on mind väga palju aitanud. Et ma arvan, et see on ka osa. Ma pean su telefoni nüüd korraks laenutama. Et see on ka kindlasti osa sellest, mis on mind viinud sellise rahulolu ja selleni. Ja. Kuna ma töötan sellega iga päev. Ma just tahtsingi öelda, et tegelikult rahupunkt on igal ühel erinev selles mõttes, et me tunneme hormonaalselt võib-olla sama, tõuseb seal adrenaliin, langeb too ja seal kortisol tõmbab igasuguseid niite ja peeneid asju seal kehas. Aga sisend oli igal ühel erinev. Ühel jäi sõda lõpetamata ja veel kõik sees keeb. Aga teine ei julgenud sõda alustadagi ja ka seest kõik keeb. Et sisend on erinev situatsioon, tunne võib olla sama, aga see tähendab ka seda, et lahendus on erinev. Ja võt siin tulevadki abiks aroomid. Eile oli hea näide. See ei saa absoluutselt midagi vassida. Ei saa. Te rääkisite ennast kõik sisse. Õigemini teie õnneks mina olen sellises seisundisse jõudnud, et mina lajatangi täiesti otsa välja kogu aeg. Ja mind, õnneks minu nina ei vea mind alt ka enam. Kuna ma ei saa oma telefoni kasutada, siis issand juba Pille Koppel, aitäh sulle kommentaari eest toksiliste suhete triloogia. Jaana Pehlak, loomulikult sinu pakk minu meelest isegi läks juba teele ja ma ei tea, kas oli vist oli see näoteema ka seal sees, on ju. Reet, loomulikult tuled väljakutsesse. Issand, kui armas,
appi, naised, te olete imelised ja kõik on siin nagu jumal kui no tore, Katrin nagu aitäh teile. nii et tõmbame selle otsa kokku, et mis on siis meie hormonaalse tasakaalutuse ja näo igasuguste seisundite ja keha erinevate haigusseisundite taga on ikkagi pagan emotsioon. Eriti need, mis on välja elamata. jah, need lihtsalt teevad meie organismid igasuguse keeruliseks, sellepärast, et kui nad on välja elamata, kes võttis löögi enda peale? Lümf. Absoluutselt. Ja kui lümf võttis löögi enda peale, siis ta on paks ja raske ja ei vii mida õige, ta ei vii neid jääke maksa. Maks küll ütleb, et jumala pärast on ju, eks sa valuta siis oma keha edasi, aga minul on kama 2 on ju, tood sa või ei too. Meie tehas töötab 24/7 ja meil on mida põletada. Ja kui maks on koormatud, ma tead, mis ma unustasin veel rääkida, hästi oluline koht. Ja maksaprobleemid hakkavad ka sellest kohast pihta, kui lümf ei liigu, sellepärast, et kui... Arvat on. Jah, sellepärast, et nad on ka kehas on kõik ühe põllu maasikad, aga nad on nagu eriti. Kui maks ei saa omakorda neid jääkaineid välja juhtida, mis peaksid meil välja minema, siis ka seal tekib ummistus. See on nagu suletud nõiaring. Jah. Nii et... Aga ongi, kui me mingi asja, me võime ainult pealt poolt lihvida midagi, aga kui sisu on kehva, siis ei ole mitte midagi teha. Siis ei ole midagi. Nii et mina siis kutsun üles, et alati lahendame asju holistiliselt. Ehk siis näo challenge on tõesti väga hea põhjus hakata enda eest hoolt kandma, uskuge mind, see juba teeb pool tööd ära, sest ka väga selliste traagiliste ja natukene, ütleme, kurbade emotsioonide puhul, ma mõtlen sellised nagu lein ja see ei ole alati kellegi inimese kaotus, see on ka näiteks telefoni kaotus. Jah. Ta on samasugune lein. Absoluutselt. Ja, endale vajaliku asja. Just. Et neid auke me saame lapata ainult enda vastu armastusega täites. Ja mis on parim enesearmastus? Proovi endast rohkem hoolt kanda ja küll sa näed, mis imesid hakkab juhtuma. Ja nii edasi. Et see on hea põhjus minna uuele aastale veidi saravamalt ja veidi triigitumal. Veidi triigitumal. Kortsuvabamalt vastu. Ja eks me siis sellega läheme ja vaata, kui sa hakkad rohkem rõõmu seest tundma, pane tähele, lümfil on ka vähe kergem ja makski on rõõmsam ja terve su keha on rõõmsam. Nii et näeme kus, näeme challenge'is. Kui sa soovid nüüd tulla laagrisse, kus me räägime ka see hingamise, mis räägime, näitame. Igor viib läbi kõik hingased. Sina teed selle laatilaskmise sauna, siis Nelli tuleb ka sinna igasuguseid oma trikke ja nippe, eks ju, näitama. Ja mina siis võtan selle asja kõik kokku, millisest koordinaadirägastikust oma probleeme hakata lahendama. Nii et ja veebruaris siis neoloogiasse olete kohal. Nii, aga siis otse-eetris osalejate auhind. Nii, mina teen niimoodi ja sina vajutad näpuga ja tema saabki. Nii. Ja see on Red Hunt. Sina kirjutad meile ja kuna ma Reeta tean, siis mina arvan, et prebiootiline, sinu mikrobiomi, sinu natukene stressist räsitud olemist, ma mõtlen ka seestpoolt, ma ju tean sind, aga ma rohkem eetris ei räägi isiklikke andmeid. Sinu auhinnaks on see toode ja saab siis selle, tule laagrisse, Reet, on ju? Ja saame sellega hakkama. Nii, sulle tagastan telefoni. Tänan. Tahad sa midagi veel öelda? Ei, ma ei taha. Ma tahan, et te tuleksite kursusele ja laagrisse ja liituge meiega. Jah. Tšau, Parka. Aitäh teile. Ma ei saagi. Me jäämegi nüüd eetrisse, Anneli.